Sa ei ole üks neist idiootidest, eks? Sa tead küll, üks neist idiootidest seal väljas, kes arvavad, et me liialdame, kui ütleme, et islamiseerumine püüab meie ühiskondi vallutada. Sest ilmselt on teid itta veel päris palju, kes arvavad, et see on lihtsalt draama pärast ega suuda tegelikult vaadata ajalugu, kuulata, mida need inimesed ütlevad ja näha nende plaane vallutada ja üle võtta. Nagu see tüüp siin, kes on tõeline idioot. Moslemid kohta. Kindlasti teeb, see on vale. Kui me räägime šariaadi seadusest, siis islam ei sunni ühtegi oma seadust mitte moslemitele peale. Vale. Kindlasti teeb seda, see on vale, kindlasti teeb. Ei, kindlasti teeb, sest islam levis verevalamise kaudu ja samuti, kui moslemid vallutasid maa, pidid inimesed kas mõõga sunnil islami vastu võtma. Kui nad ei tahtnud pöörduda, pidid nad maksma džižjat. See on nagu maks. Kui sa elad moslemimaal ja sa ei ole moslem, siis pead maksma džižjat. Iga riik, mis eemaldab islamist või üldse religioonist, areneb. Islam on sellele väljakutseks, sest islam on siin selleks, et valitseda. Islam on poliitiline religioon. Seega on seda väga raske poliitikast lahutada. Selles riigis on sul palju vabadusi. Ja selle põhjuseks on see, et islam ei ole teie poliitikaga segunenud. Usu mind, see ei ole lõbus. Ära lase sellel endaga juhtuda. Aamen. Ära lase sellel endaga juhtuda. Ära mingil juhul lase sellel endaga juhtuda. Aga mingil põhjusel arvavad inimesed, et sa peaksid sellel juhtuda laskma. Sest see pole tegelikult päris. Ma olen selle eest juba pikka aega hoiatanud. Ka paljud teised tuntud inimesed on selle eest hoiatanud. Islam ei ole religioon, islam on valitsus, islam on ühiskond, islam on tsivilisatsioon. Kuula Laura Loganit, ta räägib sellest väga hästi. On aeg lõpetada islami nimetamine religiooniks. See ei ole religioon. Võid küsida ükskõik milliselt moslemilt. Võid küsida ükskõik milliselt džihadistilt. Nad ütlevad sulle, et see on tsivilisatsioon. See on tsivilisatsioon, mis reguleerib su elu kõiki aspekte. Ja mis kõige tähtsam meie jaoks Ameerika Ühendriikides on see tsivilisatsioon, mis on Koraani järgi kohustatud. Kas te mäletate, mis juhtus Laura Loganiga? Kui ei mäleta, siis vaadake meie videot selle kohta. Kehtestage šariaadi seadus üle kogu maailma. Te peate aru saama, et kui me lubame moslemid Ameerikasse, siis pole muud tulemust kui elamine šariaadi seaduse all. Teist tulemust pole, sest nende religioon käsib neil kehtestada šariaadi seadus kogu maailmas. Mul on sulle tõeliselt lahe ja tasuta võimalus, kui sa oled tehisintellekti pärast sama ärevil nagu mina. Kui sa kasutad seda ikka veel nagu Google'id, peaksid sellest teadma. Claude ei ole vestlusrobot. See on viis, kuidas inimesed ehitavad interneti tulevikku, automatiseerivad terve nädala töö ja viivad lõpule projekte, mille jaoks varem oli vaja tervet meeskonda. Nüüd aga vaid mõne tunniga. Ma tean, et selle õppimine muudab mu elu ja et ma võiksin saada eksperdiks ka ilma eelneva kogemuseta, aga see on hirmutav. Ja see hirm ei tee enam ei sulle ega mulle head, mistõttu peadki sa teadma sellest Claude AI meistriklassist. Põhjalik ülevaade Claude'ist, selle tegelike kasutusjuhtude ja enam kui 10 muu tehisintellekti tööriista kohta toimub sel nädalavahetusel kell 10.00 kuni 19.00 EST aja järgi. Ja nad on olnud piisavalt helded, et teha see minu jälgijatele tasuta, mis meile väga meeldib. Nii et mine registreeru bio lingi kaudu. Üle 10 miljoni inimese üle maailma on juba selles osalenud ja andnud sellele Trustpilotis kindla hinnangu 4,95. Vaid 2 päevaga teed sa koos Claude'iga põhjalikku uurimistööd, lood oma artefakte ja juhtpaneele, koostad täielikke esitlusi, seadistad ühendusi, et automatiseerida igavad ülesanded, nagu kogu tööotsingu protsess ning saad Claude'iga ka ise praktiliselt töötada. Kirjuta koodi, loo kohandatud agente, genereeri tehisintellektiga visuaale ja videoid ning lahku teadmisega, kuidas panna kogu oma nädal automaatrežiimile. Lisaks on tasuta boonused nagu 50 salajast koodikäiku, mis muutuvad tipptasemel tööriistaks, täielik tehisintellekti käskude kogu ja isikupärastatud tehisintellekti tööriista komplekti looja. Sind juhendavad Microsofti, Google'i, Amazoni ja Nvidia juhid. 2 päevaga õpid sa asju, mis muudavad sinu järgmised 2 aastat ja kogu tuleviku. Registreeru kohe, enne kui tööriista komplekt otsa saab. Link on kirjelduses. Skaneeri QR-kood ja liidu WhatsAppi kogukonnaga enne, kui kohad täis saavad. See on tõsi. Ja muide, kui sa ei soovi kuulata inimesi, kes ei näe välja nagu islamistid, siis see esimene mees on ilmselgelt islamist või tal on mingi seos islamiga. Aga kui sa ei usu blondi ajakirjanikku, keda need hullud inimesed vägistasid, siis miks sa ei kuula, mida need mehed ise enda kohta ütlevad? Näiteks see sarmikas noormees. Oleme loonud oma Manchesteri kogukonna valvegrupi, kus on üle 130 kinnitatud liikme. Aga me ei kavatse sellega piirduda. Ma tegelen praegu oma SIA litsentsi saamisega, sest me loome turvafirma, et tagada kõigi meie kogukonna liikmete turvalisus. Tahan anda suure tänu Regent Security Force'ile, kes tulid kogu tee Blackburnist, et näidata solidaarsust.
koos muudame midagi. Me oleme loonud oma Manchesteri kogukonna patrulli. vaatame siis, mida neil Hamasi komandööridel on öelda, kui me selle ette loeme. Jumala nimel, kui me ajame juute taga. Palestiinast ja pühast templist välja ning nad ei Alla. islamil. Isegi kui nad lähevad maailma lõppu. Mine maailma lõppu. Me ei Ajame neid taga, jah. tapame nad. Kutsume neid islami usku. Kutsume kõik kristlased islami usku. Sest see on Religion. kaastunne. Mine. Ma soovitan oma võitlevatel vendudel jätkata juudil tapmist kuni viimase inimeseni. Maailma jaoks. Meile ei meeldi elu. Me pöörame maailmale selja. Oleme maailmast rauust lahku läinud. Ja me ehitasime oma teispoolsuse. All good. Kas see on piisavalt veenev? Ma mõtlen, need inimesed on ilmselgelt need, kes lähevad rahusse, tead küll. Aga kui terroristid sind ei veena, siis kuidas oleks selle mehega? Võrdsus kõigile tema liikmetele. Kas islaamis on selline asi olemas? Kas seal on võrdsus või usk? Kui me vaatame ühte hadiithi Rasulullahid sallallahu alaihi wasallam, mille on edastanud Abu Huraira. Sahih Muslim. Nii et nüüd nägime, et Sahih Muslimis lugesime argumenti Sahih Muslimi ja Sahih Buhari vastu. Rasulullah ütles, ärge teevitale juute elohistasi enne, kui nemad teid teevitavad. Ja kui kohtate veid teel, sundige neid minema tee kitsamale poolele. Ja Imam al-Mahali ütles samuti sama asja. Tegelikult Umar ibn al-Khattab, kelle kohta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ütles, et kui pärast mind oleks veel üks nabi, oleks see Umar ibn al-Khattab oma enda hartas. Oma enda hartas, mitte ühinenud rahvaste organisatsiooni hartas. Oma hartas Shaami rahvaga, nende Shaami kristlastega, oli kirjas, et kaafir ja moslem ei tohi kanda ühesuguseid riideid. Kui moslem tuleb välja eidipäeval ja näed kaafirit ilusate riietega, peab kaafir oma riided ära võtma ja andma need moslemitele. Kaafir, kui ta tänaval kõnnib, peab kandma punast ööd ümber kaela. Ta peab olema laupplaseeritud ja ta peab kandma 2 erinevat kinga. 2 kinga, mis on teineteisest erinevad. Tal ei ole lubatud olla ega kõndida kõnniteel. Ta peab kõndima tee keskel ja ta peab seipa muula seljas. Ja see kehtib ainult täiskasvanutele, mitte lastele. Ja sa näed, kuidas islam paneb lapse moslemis hakkama. Kaafir või laps, kes kasvab üles kufri seisundis, pöördub islami poole. Miks? Sest laps kõnnib koos oma isaga. Ta ütleb, isa, jah. Miks sul on otsaesine roseeritud? Ma ei tea, need moslemid panevad mind seda tegema. Mis ta teeb kõndima? Mis ta ei või loomaga sõita? Nagu moslemid, nemad sõidavad loomaga niimoodi. Mis ta kõnnid? Mõlemad jäävad ees ja külgedad rippumas. Miks on nii, et iga kord, kui moslem sinna juurde tuleb ja sinu käest riideid küsib, sa annad need talle? Miks on nii, et iga kord, kui ta ütleb sulle hobuse seljast maha tulla, sa pead sellega leppima? Ja mitte ainult see. Ta ütles, et kufaaridel võivad olla oma kirikud. Neil võivad olla oma kirikud, aga neil ei ole lubatud kella lüüa. Ja kui moslem kõnnib mööda, oletame näiteks, et moslem on olnud edgeware-teel. Ta on saanud head shishat, head steiki. Ei, hama-baba, me ei tee midagi sellist. Ja ta kõnnib mööda, hõõrub oma kõhtu ja mõtleb, tead, ma ei taha täna õhtul oma naist pahandada. Mida ta võib teha? Ta võib minna kirikusse, koputada uksele. John, lase mind sisse. Okei, pole probleemi. John peab Abdul Ghafoori ööseks majutama. Abdul Ghafoor oma suure kõhuga, olles söönud head kebabi. John peab kiriku ukse avama ja laskma tal seal mõnusalt ja mugavalt magada ning ütlema, hästi, John, aitäh. Ja siis vara hommikul edasi minema. Milline naine tahaks sellistes tingimustes Johniga koos elada? Mis au või häbi see minu jaoks on, kui ma elan Johniga ja Abdul Ghafoor tuleb igal reede õhtul? Ja magab muidugi ka meie voodis, sest sunna on külalise eest hoolitseda ja ma ei saa lasta sul põrandal magada, kui sa oled muuslim muide. Aga mis siis saab, kui Abdul Ghafoor läheb Johni koju? Kui see kõik sulle selge ei ole. Kõik see on selleks, et alandada kedagi, sest nad tulevad meie vastu. Ja nad tahavad meid muuta ja nad tahavad meid usku pöörata ja nad tahavad üle võtta. Ja kuulge, ärgake üles. Aitäh teile, et kuulasite seda teemat.